Alustame siis metafoorkaardid praktikas sissejuhatava koolitusega. See koolitus aitab sul avada kõikvõimalikud metafoorkaardite hüved. Me õpime kasutama siin kaardit täielikku potentsiaali, erinevaid kasutusviise ja vaatame siis läbi, kuidas siis nõustamises, enesearengus, teraapias ja grupitöödes saab kaarte kasutada. Koolituse tulemusel on sul saavutatud metafoorkaardite kasutamises uus tase ja loodetavasti selle tulemusel saad ka paremad tulemused. Mida me siis koolitusel õpime? Me õpime seda, kuidas iseseisvalt kaarditega töötada, kuidas teraapias klientidega saaks kaarditega töötada, kuidas saaks gruppidega töötada, kuidas erinevaid kaardipakke saaks kombineerida, kuidas me iseennast saaksime reflekteerida ja kuidas siis kujutlusvõimet aktiveerida. Ja lõpetuseks ka see, kuidas ise metafoorkaardi pakke teha. See koolitus on mõeldud väga erinevatele ametitele, väga laiad kasutusvaldkonnad on metafoorkaarditel ja võib-olla toome siin väikese loetelu siis mõningatest. Et näiteks karjäärinõustajad omavad metafoorkaarte. Neil on väga suurepärane võimalus töötada siis klientidega ja leida see kliendi õige iseenda sisemine tõde üles. Näiteks juhid, personalijuhid, arenguvestluses. Mul oli hiljaaegu üks perearstikeskus, kes ostis siis endale metafoorkaardid ja juhataja siis tegi arenguvestlust. Ta lasi siis valida erinevad teemad, 4 erineva teema osas lasi valida kaardid ja see inimene, kellele siis seda arenguvestlust tehti, andis mulle hiljem tagasisida, et see oli täiesti selline ehe vestlus versus see, millised on tavapärased arenguvestlused siis on. Teraapias, psühhoterapeudid, nõustamises, sotsiaalpedagoogid, õpetajad, koolitajad, coachid, superviisorid ja veel kindlasti väga palju kohti, kus saab neid kasutada. Sellel koolitusel on raha tagasi garantii. Ma tean, et see, mida ma pakun, loob sulle tohutut väärtust ja ma usun sellesse väga tugevalt, kuna ma ise olen selles teemas väga kirglikult sees. Ja see tähendab seda, et kui sul koolituspäeva lõpuks on see tunne, et sa ei ole siit koolituselt saanud mitte midagi, siis sa saad raha tagasi ja mina vajan sinult veel lihtsalt ühte 15-minutilist kõne, et ma saaksin aru, mida ma saaksin teinekord paremini pakkuda. See tähendab seda, et sinu jaoks on koolitus riskivaba. Sa saad siit ainult võita. Kes olen siis mina koolitajana? Mul on transpersonaalse psühhoteraapia taust. See tähendab seda, et ma olen enamasti õppinud siis inimestega töötama alateadlike meetoditega ja metafoorkaardid on ühed väga suurepärased alateadusega töötamise vahendid. Ma olen kõrgema taseme imago paarisuhteterapeut. Olen valinud siis sellise ühe spetsiifilisema suuna, kuigi paarisuhtes on siis 2 individuaalset inimest ja nendega tööd tehes siis ma kasutan päris tihti metafoorkaarte. Olen terapeutide superviisor, õppinud seda samamoodi siis imagoteooria baasilt ja olen sertifitseeritud koolitaja erinevatele paarisuhte koolitustele. Teen siis imagoteoorial paarisuhte koolitusi ja prepi paarisuhte koolitusi, neid siis nii üksikosalejale kui paaridele. Ja olen siis ka täiskasvanute koolitaja. See tähendab seda, et sa oled täna hoitud professionaalsetes kätes ja kui sul tuleb siin koolitusel üles emotsioone, mis on sulle raskemad, siis hästi oluline, et sa ei jätaks ennast sellega üksi, et sa leiaksid inimese, kellele sellest rääkida. Räägime natuke siis ka metafoorkaardite olemusest, nende eesmärgist. Metafoor kui selline tuleb kreekakeelsest sõnast ja tähendab ülekannet. See tähendab seda, et pildil olevad sümbolid kanduvad siis sinu alateadvuses oleva informatsiooni kaudu üle ja ta toob siis üles sinu enda vajadusi, tundeid, mõtteid ja seda ehedat tõde, mida sa võib-olla oma loogilise mõtlemisega alati siis ei oskagi nagu näha.
Kindlasti on metafoorkaardid üheks suurepäraseks viisiks selliseks ehedaks ja otseseks eneseväljenduseks, ausaks rääkimiseks, sellepärast, et see vestlus tuleb sul südamest, mitte enam mõistusest. Ja ta ongi siis seetõttu, et vestlus ja tunded ja asjad tulevad siit südamest, on ta suurepärane viis mõistusest mööda hiilimiseks. Neid lugusid oma peas, igasuguseid probleeme ja lahendusi, sa oled hästi palju välja mõelnud. Ja kui sa oled kuhu kinni jäänud, siis seal ei ole enam mingeid vaatenurke, aga siit me saame siis sellest loogilisest ja kriitilisest mõtlemisest minna kõrvale. Me saame hakata siis südame tasandil töötama, ehk siis alateadvuse tasandil tegelikult. Ja kui meil meeldib käia ennustajate juures, et nad ütleksid meile, mis me tegema peame, siis tegelikult ainuke, kes sinu seda kõige suuremat tõde teab, oled sina ise. Sinu tõde on sinu enda sees peidus, sa ei oska sellele tihti ligi pääseda ja metafoorkaardid on see kiirlift siis sinna jõudmiseks. Just nimelt kiirlift seetõttu, et ta annabki väga kiireid tulemusi. Klient istub näiteks mul teraapiaruumi maha, võtame need kaardid, lasen vaadata, esimene küsimus ja kliendil tuleb juba emotsioon. See on kiirlift õigeks kohta jõudmiseks. Ühtlasi ta ka aeglustab ja süvendab protsessi, et meie mõtlemine on selline hästi kiire ja mõtlemise tasandi, et me tihtipeale ikkagi sinna alateadlike mustriteni ei jõua. Kui me nüüd võtame need metafoorkaardid ja hakkame vaatama neid ülekandeid sealt ja toome siis sisse kas vestluse või siis käsitsi kirjutamise, sellega me aeglustame seda protsessi tunduvalt ja sellega me ka süvendame. Näiteks, kui me käsitsi kirjutame neid harjutusi, siis me läheme kihi haaval sinna alla poole. Just kui mõtled, et ma juba mõtlesin selle pildi peale või ma juba mõtlesin selle asja peale, et ma nagu veel või, siis sa avastad, et tegelikult iga kord, kui veel või, siis sinna alla saab veel rohkem minna, saab veel sügavamale minna. Ja kõik see annabki siis sellele kogemusele need transpersonaalsed mõõtmed. Transpersonaalne on siis tõlkes egoülene, mis tähendabki, et me töötame alateadvusega, alateadlike mustritega ja see annabki transpersonaalse kogemuse. Räägime ka metafoorkaardide lühiajaloost natuke. Esimese kaardipaki lõi kunstide ajaloo professor Eli Raman ja tema soov oli tuua kunst siis inimestele lähemale. Et muidu inimesed käisid kunstigaleriides kunsti vaatama, aga ta tahtis, et see kunst saaks olla inimeste peos. Ja nii ta siis pani selle kunstikaarditele. Enam-vähem samasse ajavahemikku loodi ka tarokaardid. Tarokaardite erinevus metafoorkaarditest seisneb selles, et tarokaarditele on antud siis kindel tähendus mingile kaardile. Võib-olla erinevad kunstnikud on joonistanud erinevaid visuaale nendele, aga tähendused on kogu aeg siis alati ühed. Ja metafoorkaarditel ei ole tähendusi. Tähendab seda, et tähendused tulevad sinu enda seest, keegi ei ole konkreetselt ühegi pildi kohta öelnud, et see peaks tähendama seda. Esimene kaardipakk, mis siis loodi, oli OHA kaardipakk. Ja seal kaardipakis olid siis koos nii pildid kui sõnad. Väga ideaalne komplekt. Kui keegi küsiks, mida siis oleks vaja esmalt osta, siis mina ütlekski, et üks pildikaardipakk, selline pildikaardipakk, mis sind kõnetab, ja üks sõnakaardipakk. Sõnakaardid on hästi olulised juba nendele inimestele, kes on väga ratsionaalse mõtlemisega. Kui sa näiteks selline hästi peas kinni ole klient, tihedamalt ka võivad need meesterahvad olla, kes on ratsionaalsema mõtlemisega. Kui ta ei suuda piltidest midagi välja lugeda sümboolselt. Näiteks, ütleme siin samas OHA kaardipakis on ju, ühe pildi peal on kloun ja kui see inimene näebki seal klouni ja kui sa küsid, et mis see kloun tähendab sümbolistlikult, et kloun tähendab klouni, see ei tähendagi rohkem midagi muud. Ehk siis inimene võib-olla ei suuda minna natukese rohkem allapoole vaatama, siis sõnakaardid on sellistele inimestele hästi suureks abiks. Kas üldse pildikaart vahetada sõnakaardi vastu või tõmmata sõnakaart juurde, ei ole veel näinud inimest, kes nüüd oleks siis kinni jäänud. Sõnakaardid nagu toetavad alati edasi. Psühhoterapeut Joe'ga lõid need siis koos reeglid ja reeglid on siis need, et reegleid ei ole.
Ehk siis nad tuvastasidki, et siin kaardipakil saab teha hulga erinevaid variatsioone ja viise ja igaüks saab luua omad reeglid, et ühele pildile ei anna keegi konkreetset tähendust. Ja 1983. aastal Moritz nägi neid kaarte ja ta sai aru, et need kaardid on väga hea viis selliseks ehedaks eneseväljenduseks. Ja selle järgselt siis hakkaski tulema tohutul hulgal erinevaid kaardipakke turule ja samuti siis ka kaardipakkide erinevaid kasutusviise loodi. Veel natuke metafooride olemusest ja eesmärgist. Ma juba ütlesin, et kaarditel ei ole tähendust, tulebki siis meeles pidada, et tähendus on igal inimesel tema enda sisemaailma peegeldusest ja kogemustest tulenev, mis tähendab siis seda, et ühe pildi kohta võib 10 inimest grupis anda 10 erinevat tõlgendust ja see ongi loomulik, see on okei, sest me saame rääkida ainult sellest, mis tuleb meie seest, see peegeldus tuleb siis ka läbi nende piltide. Valesid tõlgendusi siin ei ole. Kõik, mis sul informatsioonina tuleb sellest kaardist, on õige. Ja keegi ei saa anda siin hinnanguid, et see on vale, mõtleme nüüd teistmoodi. Reegleid pole, reeglid saad luua alati ise ja reeglites oleks hea olla väga paindlik. Need seosed, mida sa kaardi pealt saad, aitavad siis näha iseennast, aitavad näha erinevaid lahendusi. Ja sa näed ka selliseid pimenurki, vaatenurki, mida siis sa pole ennem näinud. Ja veel oluline on siin selle juures see, et teised ei tohiks sinu kaarti tõlgendada, vähemalt mitte enne, kui sa oled ise selle kaardi ära tõlgendanud. Muidu hakkad sa olema mõjutatud siis teiste tõlgendusest. Need kaardid äratavad väga tugevalt sinu sisemisi protsesse ja nad aitavad tuua sind tulevikku sellesse hetkesse, mida sa siin ja praegu ja nüüd siis tunned ja koged. Nad aitavad sul rohkem mõista, mis toimub. Ja see ongi sellise mõistuse ja südame vaheline dialoog, et me saame ära siit kriitilisest mõtlemisest ja loogilisest mõtlemisest, me saame minna siia südame tasandile oma päris ehedate tunnete ja vajadusteni. Ta aitab sul mingeid sündmuseid meenutada, seoseid luua ja aitab ka tunnetest rohkem aru saada. Ning siit tekivadki siis projektsioonid, vaatad pilte ja tulevad siis seosed iseenda kogemuste pealt. Metafoorkaardid aitavad vähendada ka seda kaitset või barjääri, mis viib inimesel alguses olla, on see siis teraapias, koolitusel. Ja ta sulandab nagu pehmemalt inimese sellesse teemasse sisse. Kindlasti metafoorkaardid aktiveerivad loovat mõtlemist ja fantaasiat. Need on suurepärased vahendid inimestele, kellel on loovus lukku läinud. Sa näed nende kaardite abil sellist vaatenurka, mida sa ennem võib-olla ei olegi üldse näinud. Ja see on hinnangute vaba protsess. Siin ei ole kellegi hinnangut, et sa oled vale. Kõik need sammud siis kokku annavadki sellise tervendava tulemuse, kuna me töötame südame tasandil, me töötame oma alateadusega, iseenda suurema tõega, siis toetavad küsimused nende kaardite juurde, viivad sind sellistesse protsessidesse, mis aitavad sul väga tublisti terveneda. Kaarte saab kasutada avatult või suletult. Avatud kaardid on rohkem selline protsessi juhtimise võimalus, sul on nagu kontroll selle üle rohkem. Ja avatud kaardid ka võimestavad ja väestavad siis rohkem. Suletud kaardid ehk kinnised kaardid, mida sa enne valimist ei näe ja tõmbad nii-öelda pimedalt, on siis rohkem sellise sirutuse ja õppetunni koht, et sa saad laiendada oma kaardite tõlgenduse võimet siis, kui sa ei ole seda kaarti ette näinud valides. Kus neid kaarte siis võiks kasutada? Näiteks siis, kui ei ole aimugi üldse, kuidas olukorda lahendada, kui sa tahad lihtsalt iseendasse vaadata, võib-olla siis ka ennast reflekteerida. Kui sa tahad mitme olukorra vahel nagu aru saada, et mis see lahendus on parim, siis sa saad erinevaid olukordi läbi mängida. Saad oma tundeid paremini mõista. Fantaasiat saab arendada. Lastele väga meeldivad need fantaasiamängud
ja need aitavad ka viia sellisele lapsemeelsele tasandile, et aktiveerida seda sisemist last rohkem siis on ju. Nad on väga head vahendid suhtlemiseks, selliseks esmase kontakti loomiseks, näiteks ka grupis ulatamiseks. Ta aitab sul näha sinu sisemisi tõkkeid ja nende teadvustamine võimaldab siis ka sellest edasi liikuda. Kui sul on mingeid eesmärke vaja panna, siis see aitab liikuda eesmärkide suunas. Ja sa saad kaardide abil leida endale juurde ressursse võimalusi, mis on hindamatu väärtusega. Teemad, kus siis saab käsitleda neid, on väga laiad. Siin on lihtsalt toodud näiteks selline enda sisemaailma uurimine, perekond, suhted, lapsed, kolleegid, karjäär, raha, äri, projektid, eneseteostus, loovus, hobi, tervis, hirmud, mida iganes. See valdkond on väga-väga lai. Ja ainus, mis sind aitab, on praktika ning siit algab nüüd edasi koolituse praktiline osa. Selle koolituse boonuseks saad sa 30-päevalise metaforkaaridele ja lause algustele põhineva programmi, kus siis sa valid pildid ja lõpetad siis olemasolevad laused. Selle abil sa saad leida siis oma mustreid või siis toetada endast nendes hetkedes, kus sa tunned, et on mingi kinnijäämised, mingeid vastuseid vaja. Seda programmi ei pea läbima 30 päeva jutti, vaid siin on lihtsalt siis 30 töölehte. Et kui sa pole varem enesearenguga tegelenud, siis on hea, võib-olla kui sa teed paar nädalat jutti, siis sa märkadki neid mustreid. Kui sa oled juba enesearengus sees, siis võtad selle teema endale ette täpselt siis, kui vaja. Ja üle ühe töölehe päevas ei peaks tegema, sest sinu emotsioonid on samad ja sa jõuad alateaduses samasse kohta. Nii et oota vähemalt järgmise päevani, kui sa tahad siis teha veel ja võtta siis järgmine tööleht. Mul on kodulehele pandud siis selline online kaardite kasutamise võimalus. Seal on üleval siis kõik mu kaardipakid. Siseminerahu.ee /online/kaardid. Ja siin on üleval siis kõik minu loodud kaardipakid. Sa saad siit tõmmata endale päevakaarti või töötada siis vajadusel ka kliendiga siit kaudu. Iga kaardi juures on veel siis lisaks ka selliseid abistavaid küsimusi, mis sa siis saad endalt lisaks küsida. Kaardile vajutades tuleb sulle pilt ette ja saad siis näiteks vaadata, et selle kaardi sõnum mulle täna on ju. Mina siis tõlgendaks näiteks praegu seda niimoodi, et andmine, anna midagi on ju. Üks asi, mille eest ma saan tänulik olla, on see, et mul on anda midagi. Ja üks teema, mille ma võiksin andestada on võib-olla siis selle sama andmisega seoses, et kui ma tunnen, et ma ei ole ise saanud midagi, mida ma olen tahtnud või vajanud, siis ma võiksin selle andeks anda, et nii oli. Ma ei pidanudki sellel hetkel seda järelikult siis saama. Ja kui ma tunnen, et see pilt mind ei kõneta, siis siin vasakul pool on sega kaardipakk, siis ma võin vajutada sega kaardipakk ja klikkida uuesti ja sinna tuleb uus pilt. Ja nii on siis siin erinevaid teemasid andestamisest, toetavad sõnakaardid. Alati või pildikaardile tõmmata juurde ühe sõnakaardi ja see aitab sul seda pilti laiendada. Siin on teemasid sisemise lapsega tööks, siin on teemasid paarisuhetega tööks. Siis on sellised pildid, mis on minu enda kollaažitöödest tehtud. Ka selliseid väga huvitavaid vastuseid saad endale. Alateadvusest pakk, oma kehaga, rahulolust. Sisemise kriitikuga tööst. Sisemine kriitik on meil alati kõigis olemas. Saame vaadata, mis osas see kriitik siis mind täna kritiseerib. Oma hirmudega tööst. Seksuaalse isiksuse kohta saame siit natukese informatsiooni ja oma enesehinnangu kohta, et mis ma siis saan oma enesehinnangu kohta midagi öelda. See võimalus on sulle tasuta kasutamiseks ja kasuta seda enda huvides täpselt nii tihti ja palju, kui sa soovid. Kui sa tunned, et sa tahad natuke rohkem, siis tule kindlasti koolitusele. Saadaval on nii ühepäevane sissejuhatav kui 2-päevane jätkukoolitus.